ma ei jõua suve ära oodata. Meil on nii palju plaane. Me läheme vähemalt 5 kontserdile. See on tõsi. Mina isiklikult tahaksin veel kontserdipileteid suveks tuua. Ma arvan, mul ei ole piisavalt. Kelle kontserte? Ma ei tea, kuhu poole see praegune ühiskondlik tendents minemas on. Just võib-olla muusika mõttes. Ma ei oleski päris kindel, kelle kontserdile minna. Kuhu poole see tendents praegu ühiskonnas liikumas on, mis on ägedad ja võib-olla sellised tõmbavad kollektiivid, muusikad, mida vaatama minna või ma ei kujuta ette. Ma arvan, et enamasti, kui sa valid kontserteid või artiste üldse, keda sa kuulad, siis sa vaatad lüürikat, sa vaatad midagi, millega suudad samastuda. Enamasti, kui sa vaatad, keda minna kuulama või keda kuulata ka kodus, ma arvan, põhifookus jääb tänapäeval ikkagi lüürikale. Ma mõistan, et vahepeal oled Beethoveni taustaks, aga tänapäeva artistidel ei ole nii suurt. Ma arvan, klassikaline muusika või siis ka muusika, mis on lüürikaga ja mis keskendub pigem nagu sellele beatile taga või meloodiale. Ei ole nii levinud, ma arvan, enamus artiste oma sõnumiga, oma tunnete väljendamisega üritavad pigem ikkagi teha seda lüürikaga läbi sõnade, läbi luule. Ja ma arvan, see on selles osas tõsi, et kui vaadata ka seda muusika, mis on praegu populaarne, siis suhteliselt palju on just näha sellise võib-olla põneva kuidagi sõnamänguga, kalambuuriga või ka sügeselt tähenduselt sügavamaid sõnu just lauludes, lüürikat. Ja see on suure kirjandus ja ma ütleks ka luulefännina see on kindlasti hästi positiivne tendents. Mulle väga meeldib see tendents, kuhu poole ühiskond praegu liikumas on. Ja see on, kui vaadata selliseid populaarseid artiste, nagu seda on kahtlemata Ik, kes on alates oma debüüdist Raadio 2-s sealt edasi tõusnud siiski meeletutesse kõrgustesse, eriti Eesti muusikamaailmastikul ja seda just oma lüürika poolest, sest et hoolimata sellest, kuidas see muusika võib-olla kõlab või võib tunduda, siis Eik just ise prioritiseerib väga seda lüürikat, kirjeldab ennast pigem kui muusiku ja luuletajana, kui võib-olla sellise nii-öelda räppartistina. Et see näitabki seda, kuidas tegelikult prioritiseeritakse just kvaliteetseid sõnu, just seda luulet seal taga, mis on laulusõnad, kui mitte luule. Ja ma arvan, et see oleneb ka sellest, mida sa üritad saada sellest muusikast, sest mõnikord sa lähed kontserdile sellepärast, et täiega pidu. See on tõsi. Et selles mõttes, et on ka lugusid, mis on nagu head ja populaarsed lood ja nagu alaklassikalised lood, et kui sul tuju hea, siis käsi kokku löö. Et selles mõttes, et on ka populaarseid laule, mille fookus on meelelahutus, mille fookus on see, et sul on lõbus, sul on pidu, sul käib beat on ja sa lähed mingi täiega tantsima või midagi. Aga ma arvan, et just selle kunsti ja kultuuri poole pealt on nendes seltskondades ja ka selle mõjuga on rohkem levinud pigem see lüürika. Ja kui sa kuulad laulu ja sa lüürikaga üldse ei samastu, siis see lüürika on justkui vastukäiv sinu jaoks, justkui eemale tõukav, siis sa ilmselt taha seda laulu kuulata, olenemata sellest, mis see muusika seda on. Ja selles suhtes, et kindlasti on erandeid. Ma arvan, tehnožanr on väga võib-olla selline elav näide muusikast, mis tegelikult ei keskendu nii väga just sõnadele, vaid keskendubki sellele kõlale ja see tähenduslikkus jääb kuidagi tahapildile, aga samas ka nende žanrite puhul tekib see tähendus kuskilt mujalt, sest et tehnožanri just see atraktiivsus tuleb tihtipeale just sellest kogukonnast, nendest pidudest, mis sul on tehnomuusikasaatel, see kogukond, see energia väljalaskmine, see võib-olla elavus, mis just selle muusika kuulamisel tuleb publikust välja. Et ükskõik, kuidas sa vaatad seda, kindlasti selline tähendusetu muusika on jäämas võib-olla tahaplaanile. Ma arvan, 2010-ndatel oli suhteliselt palju seda, kus sa leidsid mingi toreda fraasi, mingi toreda sõnapaari,
tegid sinna viisi taha ja siis kordasid seda. Mis ei ole tingimata halb, üldse ei kritiseeri seda, väga head laulud tulevad meil 2010-ndatest, kuid see võib-olla prioriteetsus on muutumas kindlasti aastus ja mingis mõttes positiivne asi, mida näha. Ja ma kindlasti üritan tealt nendel nagu ainult beat ja värgisärgid ei ole nagu tähendused, sellepärast et jällegi meil oli Peet Juhavan täiega onju, selles mõttes sa saad ilma lüürikata omada tähendust ja, aga ma mõtlesin, et on pigem nagu kaudsena mõjub pigem see tähendus, mis seal taga on just kui lüürikata muusikal, sellepärast et lüürika mingil määral on efektiivsem, sellepärast et eriti tänapäeval, kui me ei kuule klassikalist muusikat nii palju või nagu keskmine inimene ei pane omale taustaks mängima klassikalist muusikat või klaverimuusikat või orkestrit, et siis ma arvan, et meil on väga raske kuidagi seostada seda muusikat, eriti nagu keskmisel inimesel, millegi reaalsega, mingisuguse sõnumi või tundega. Kui see on sulle lüürikas välja öeldud, eriti kui see on hästi kirjutatud lüürika, mis on sisukas, siis see on mingil määral nagu lihtsam. Sul on lihtsam samastuda, sul on lihtsam leida see tähendus selles. Sul on lihtsam seda uuesti kuulata, sellepärast et sõnad on lihtsalt kaasahaarvamad tihti kui 10-minutine orkestripala uuesti. Jaa. Siin kindlasti tuleb mängu ka see, kuidas ühiskond üldiselt inimkond on muutunud aja jooksul ja kuidas võib-olla muusika eesmärk on muutunud aja jooksul ka mingis mõttes, et kindlasti klassikalise muusika kõrgajastul oli sa kuulasidki muusikat ja see oli kõik, mis sa tegid ühel ajal. Et sa läksid, esiteks sa pidid muusikat kuulama põhimõtteliselt nii-öelda füüsiliselt. Sul oli koosseis ees, mängis sulle laivis muusikat ja sa istusid seal ja sa tegelikult sa ei teinud midagi muud. Sa kuulasidki muusikat ja sul oli aega, et mõelda sellele ja leida neid sügavamaid tähendusi nendes motiivides ja kõlades. Samal kui tänapäeval, kuna meie ühiskond on liikunud üleüldse oluliselt rohkem produktiivsuse poole ja kogu aeg on vaja midagi teha, siis tänapäeval on tendents kuulata pigem muusikat just taustaks või tehes midagi muud samal ajal. Ja seetõttu tänu sellele ka kahtlemata liikus tähendus rohkem siis sellest meloodiast üle sõnadele, mida on lihtsam hoomata, mille peale sa ei pea nii palju mõtlema, mis on loomulikult lihtsamini seeditavad, et liikus siis jah üle sõnadele see tähendus ja teeb tegelikult selles mõttes muusika ja ka need sügavad filosoofilised käigud, mis üldiselt luulest läbi käivad, oluliselt kättesaadavamaks publikule, kuna sa saad nii lihtsalt taustaks kuulata. Ja ma arvan, et suur fookus muusikal või miks muusika selline on nii populariseeritud, miks meil on äpid nagu Spotify, kus sa saadki kogu aeg nagu eksklusiivselt muusika jaoks tehtud, on ju, miks me kuulame kõrvaklappidest kogu aeg. Ongi, kuidas muusika, kuidas meloodia ja siis lüürika töötavad koos. Ma arvan, et keskmine inimene ei tarbiks neid kahte eraldi. Sa võtaks seda luuletust ja sa võib-olla ei kuuleks ka tundide viisi eksklusiivselt instrumentaalmuusikat. Ja ma arvan, et see töötab väga huvitavalt, see on, mida paljud artistid kasutavad enda kasuks. Kui kokku sobiv see justkui viis seal ja see lüürika on. Või kui sa vaatad näiteks ABBA puhul, sul on väga kiireloomuline tavaliselt see muusika taga on ja siis sul on lüürika, mis on enam-vähem me läksime lahku ja ma ei suuda kunagi sellest üle saada. Et justkui see avab väga palju võimalusi, kuidas neid kahte väga hästi koos töötavat asja nagu luuletus ja instrumentaal, kuidas neid kokku panna, erinevad kombinatsioonid neist, mis aitavad anda edasi erinevaid asju, sellepärast et sa võid, kui sa ei kuula väga lüürikat, siis sa võid täiega peol olla, ABBA-värgid tantsida ja see ei ole nagu kurva emotsiooni, kes sa võtad samamoodi selle luuletusel või selle sõnadega ja siis sa vaatad, et oi veits kurb. Et ma arvan, et seda kasutatakse suhteliselt palju, kus sa kas paned justkui vastanduvalt selle luule ja viisi või siis sa paned niimoodi, et nüüd kombineerid niimoodi, et need justkui lähevad väga hästi kokku, et need ka viis on aeglase loomulikult. Hea näide võib-olla sellest just kontrastsest sõna ja meloodia seosest on, ma ütleks, tulles tagasi 2010-ndate muusika juurde, just see ka suur osa muusikat, mis sealt välja tuli.
mõtlen spetsiifiliselt näiteks laulust nagu Little Talks artistilt of Monsters and Men, mis kui sa kuuled seda ja sa ei mõtle sellele, täiega pidu, täiega elu hea laul ja pidu käib ja õnds. Aga kui sul on see hetk, et istuda, mõelda ja kuulata, kes seda tähendas seal taga, siis tegelikult see on üpris traagiline laul ja siis sul ongi selle sama lauluga, millega sul on võimalus täiega pidu panna, sul on võimalus ka istuda, mõtiskleda, melanhoolitseda, et see on siuke mõnus dünaamika, mis saab tekkida laulus. Jaa, ma arvan, et muusika kuulamine ja millist muusikat sa kuulad oleneb tihti sellest kontekstist, kus sa oled. Ja just kui see sisu selles muusikas, see lüürika, ma arvan, et sa ootad sellest veidi erinevaid asju, siis kui sa istud maha ja tegelikult nagu kuulad ja keskendud ja üritadki saada sellest konkreetselt sisu, emotsiooni või kui sa paned selle lihtsalt taustaks või kui sa kuuled kuskil kaubanduskeskuses muusikat mängimas, et see kogemus on väga erinev, need ootused, mis sellel on väga erinevad, see, kuidas me valime seda muusikat ja kuidas me suhtume, see, mis on nagu elevator music, mis nagu lihtsalt teeniseb seal taga, onju. Et ma arvan, et väga raske on niimoodi öelda, et valida kuidagi, et mille järgi valida muusikat, sellepärast, et muusika väga suuresti sõltub sellest kontekstist, kus sa oled, kas või sama laul, nagu sa ütlesid, võib mõjuda väga erinevalt. Jaa, see on jah. võtab mõtlema, kui nii öelda. Samas me näeme tegelikult ka eriti viimasel ajal kõige suurem artist hetkel Taylor Swift, kes eriti kelle viimane lugu The Tortured viimane album, ma mõtlesin küll albumist. Viimane album The Tortured Poets Society, kui ma eksi, jättis just oma sisult tegelikult. Ta viimane album ei olnud Life of a Showgirl. Või ma olen nii maha jäänud, see on tõsi, oli küll jah. Ma isegi väga palju arutelu selle sotsiaalmeedias, internetis. Sul võib olla täitsa õigus. Palju tal on? Ta annab muusikat välja nagu soovib. Kui sa küsid üheltki Taylor Swifti fännilt, nad ütlevad sulle, et see on kõige sisukam asi üldse. Seda küll. See kindlasti oleneb kuulajast endast, aga Taylor Swifti puhul on see, et ta läheb väga kaasa trendidega, sellepärast, et ta oli alguses mingi cowboy teema või nagu selline. Jaa, kui me läheme tagasi ta valimate albumite juurde. Ja ta suhteliselt käib trendidega kaasas, ta on nagu vägagi esindab seda, mis on populaarne, mis on trend. Ja ma mõistan, miks see läheks inimestele peale, sellepärast, et see on nagu ülilihtne, ülitrendikas white girl music, on ju. Ja ta vägagi üritab kujutada, ma arvan, reklaamimises ka oma muusikat niimoodi, nagu see oleks väga ülisügav, ülisisukas. See on mingi kogu teema, kus ta fännid üritavad asju välja mõelda ja ma ei ole ülikindel, aga selles mõttes, et ka ta viimane album ja ta peale tema, ma ei tea, kas ta abielus või ta on kidlun või tal on ühesõnaga uus boyfriend. Ma kohe avan veel Wikipedia-linke. Mis minu puhul jääb mis minu jaoks jääb tema puhul nagu justkui halvaks või negatiivs, mis mulle võib-olla nii väga ei meeldi, on see, et ta muutub liiga lihtsasti ja läheb liiga lihtsasti asjadega kaasa, läheb nagu see iseloom või need mingid omadused, mis tal justkui võiks olla artistina, mingi nagu isikupära justkui tundub kaduvat iga kord, kuus trend tuleb. Et Life of a Showgirl ka ma ei ole lõpuni, või ma olen kuulnud nagu osasid sellest albumist, ma ei ole otseselt kuulanud seda, aga nii palju, kui ma sõnumitest aru saan, me liigume teiega Tradwife. Jaa. Ma lihtsalt vahepeal nii-öelda fact-checking departmentina osakonnana ütlen siit esiteks, Taylor Swift ei ole veel abiellunud, on kõigest kihlunud, kuid plaanib abielluda hiljemalt juulikuuks. Ning tõsi, The Tortured Poets Department tuli välja aastal 2024 ja kõigest veidi rohkem kui aasta aega hiljem tuli välja siis
tähistas The Life of a Showgirl oktoobris 2025. Seega jah, mina tõesti olen oma infoga veidi maha jäänud, kuid tulles tagasi selle punktini, mida ma üritasin teha enne kui mu faktid mind alt vedasid, siis just see The Tortured Poets Department siis jättis tegelikult üllataval kombel ka suure osa Taylor Swifti fännidest pettunuks, mis on ääretult üllatav, kuna Taylor Swifti fännid on tuntud oma sellise võib-olla kiindumuse poolest. Just, aitäh, sellise natuke religioosse kiindumuse poolest lausa, kus tegelikult ei ole oluline, mis Taylor Swift teeb, mis ta ütleb, aga sellega minnakse kaasa. Toetatakse seda, mis on selles suhtes imeline, kui inimesed on leidnud endale nii meelepärase artisti, keda jäägitult toetada, kuid isegi Taylor Swifti kõige tulihingelisemad fännid nentisid, et nad olid natuke pettunud just selle viimase albumi lüürikaga, eelviimase albumi lüürikaga. Ja see tendents on kindlasti jätkunud. Olen isegi näinud nii mitmedki sotsiaalmeedia postitusi, mis on just pilkavad võib-olla Taylor Swifti siis lüürika kohta. On hästi palju võrdlust Sabrina Carpenteri muusikaga, eriti selle viimase siis The Life of a Showgirl albumi puhul. Sabrina Carpenter tuntud loomulikult oma ma ütleks arvestatavalt sisutiheda tegelikult lüürika poolest, kus peaaegu igal real on mingisugune tagamõte, on mingisugune sügavam alternatiivne mõte, millest sa saad aru, kui sa oled selles kultuuris sees. Sa oled teadlik nendest nii-öelda tüvitekstidest, millele ta viitab. Ja just selle viimase albumi puhul siis on näha ka seda tendentsi, et nagu üritaks teha sama, mida teeb näiteks Sabrina Carpenter, kuid oluliselt vähema sellise kihilisusega. Need metafoorid jäävad hästi pealiskaudseks, hästi võib-olla ilmselgeks ja tegelikult neil puudub see sügavus ja see mõte ja see analüüs, mis on siis näiteks Sabrina Carpenteri muusika. Ja selles ma arvan, et inimesed ikkagi tahavad toetada artiste, kellega neil on sarnased vaated. Selles mõttes, et muidugi meil on vägagi separate art from the artist ja kõik see ei olenemata sellest. Ma arvan, et Taylor Swifti puhul spetsiifilist, kuna tema image ja tema muusika on väga üles ehitatud justkui tema isiksuse peal või ta on justkui kuidagi reklaaminud ennast kui teiega nagu feminist ja mis iganes popgirli on ja ma arvan, et justkui see muutus, mis nüüd viimastel aastatel temast toimus, kus ta liikus pigem nagu parempoolsuse poole ja jällegi see trad-wife content, mis teiega toimub, et seda pole varem nagu tema puhul juhtunud, isegi kui ta nagu muudab oma image'id veidi on ja kas see on country või see on pop, siis see osa nagu temast justkui ei ole muutunud ja see tundub nagu drastiline muutus. Ja samamoodi ma arvan, et tihti eriti nii nagu populaarsete asjadega inimesed, kes kuulavad nii populaarseid artiste ja bände, neil on nagu mingisugused omadused, mida sa tunned nagu sa oleks osa mingist kogukonnast, sul oleks mingid sarnased omadused nendega on ja ma arvan, et kõikide nende Taylor Swifti ja pärast Sabrina Carpenteri ja nende fännidega ma arvan üks ühine joon, mida nad endas näevad, ongi see, et ta kasutab nii palju sügavamõttelist lüürikat, nii palju metafoore kõike, et justkui näha ennast nagu mõtliku inimese ja sügavamõttelise nagu arutleva inimesena. Ja need inimesed on ka tihti inimesed, kes nagu tarbivad kirjandust ja kui me vaatame Life of a Showgirl spetsiifiliselt seal see üks laul Ophelia, mis oli nagu Hamletist inspireeritud ja siis põhimõtteliselt laul, mis jätab mulje nagu Taylor Swift ei saaks aru, mis asi on Hamlet ja mis seal toimus Opheliaga et see mõjub lihtsalt nii rumalane ja ma arvan, et mingid need fännid enam ei taha ennast tunda rumalana või ei taha ennast seostada selle image'iga, sellepärast et enne seda Taylor Swift
ja ta pidevalt rääkis oma boyfriendidest ja asjadest, aga nii sügavamõtteline on ja nii deep. See justkui see imidž jäi samaks. Ja kui sina inimesena, kes ütleb, et ta on nagu osa sellest kogukonnast, kus on nagu väga kirjandus, kultuur, sügavamõttelisus on ju ja teed kogu aeg neid justkui viidad sellele, siis see, kui sa üritad viidata Shakespeare'ile spetsiifiliselt kellele, kes on väga tuntud, keda loetakse keskkoolis, põhikoolis isegi olenevalt on ju. Ja selles mõttes, keda nagu enamus inimesi on korra elus lugenud või kokku puutunud ja siis sa kõlad nagu sa ei mõistaks, et nagu sa poleks kas lugenud või oleks absoluutselt pihta saanud sellele, mida üritati öelda. Et mõnikord sa kuulad muusikat ja see kõlab lihtsalt rumalana ja need sa ei taha seda enam kuulata. See ma arvan, miks mulle võib-olla mõmmina räpp nii hästi peale ei lähe. Sest et sa saad teha räppi hästi ja nagu nii, et see kõlab adekvaatselt, aga ja ma arvan siinkohal, ma tooks palju punkte. Esiteks kindlasti tulles tagasi võib-olla selle, ma ei tea, kas ma kirjeldaksin seda Taylor Swifti võib-olla nii-öelda maailmavaate või selle nagu positsioneerimise muutust. Tingimata muutus on otseselt parempoolse juurde, ma arvan selles suhtes, et oma keskmis jääb ta ikkagi üpriski nende vaadete juurde, mis tal oli, kui kindlasti on näha seda muutust traditsioonilisema, võib-olla siis suhtumise poole. Ja see, ma ütleks, illustreerib väga hästi seda laiemat tendentsi, et esiteks kindlasti muusika ju ja kogu kunst, mis tegelikult inimkond loob, on loodud selleks, et kirjeldada praegust olukorda. Kui me mõtleme kas või tagasi kõige varasemate siis koopamaalingute peale, kirjeldasid vägagi aktuaalseid olukordi, lähme kõik jahile ja püüame kinni piisoni. Ja see oli igapäevane, see oli käega katsutav ja see oli viis, kuidas ühest küljest talletada, aga teisest küljest ka võib-olla mõtestada seda, mis hetkel ühiskonnas toimus. Ja see on kindlasti jäänud samasuguseks. See kunsti mõte on ajas püsinud, kui nii-öelda siis ühiskondlike tendentside peegelda, kui nii-öelda. Ja ma ütleks ikka see üleüldiselt Taylor Swifti populaarsusega just ka tema imidži muutus on kindlasti peegeldus sellest kultuurilisest muutusest, mida me oleme ühiskonnana läbi elamas. Ja seda peegeldab tegelikult nii palju muud muusikas. Kui tulla tagasi meie teise vägagi aktuaalse näite juurde, siis ka näiteks Sabrina Carpenter tegelikult on hakanud oma muusikas võib-olla natuke kantrilisemaid noote just esile tooma. Selliseid natuke Dolly Partonilikke ja siis noote selles oma muusikas, oma lugudes. Ja ka laiemalt, kui minna sellest pop-žanrist välja, siis sellist artistide nagu Leivei ja Ray ja Olivia Dean tõusmine populaarsusesse ja Eesti kultuuris just spetsiifilisemalt ka artistid nagu seda oli Thread Attack ja kohe, kuna loodust tühja kohta ei salli, siis nende asemele tulnud ka Sadu, mis kahtlemata täidab vägagi sedasama niši, milleks on siis just traditsioonilisest muusikast inspireeritud teosed. Et ma arvan, et samamoodi nagu ka maailmavaated on liikumas pigem sellise struktuursema traditsioonilisuse poole, on ka muusika tegelikult minemas oma ajas sinna tagasi ja ühest küljest kirjeldab see muusika tsüklilisust ja ka trendide tsüklilisust üleüldiselt, aga ka just seda maailmavaatelist ja kultuurset muudatust, mis meil toimus. Ja ma arvan, et Eesti ja Ameerika näited ütleme suuremalt sellepärast, et iga riik ei saa siia esile tuua, ma arvan.
Eesti näitel ma arvan, et see on loogiline, et me oleme liikunud tagasi oma võib-olla traditsioonilisema muusika juurde või kas just tagasi, aga et meil on ka see populaarne. Sest et jällegi meil on ikka veel laulupeod, inimesed käivad, tuhanded inimesed käivad laulupidudele ja meil on, see on nii suur osa meie kultuurist, ma arvan, et see oleks võimatu mitte minna tagasi selle traditsioonilise muusika või rahvamuusika juurde. Eriti praegu, kui me oleme aastaid rääkinud kogu sellest Ukraina sõjast, sellest, kes liigub siia, ma arvan, see on loogiline, et me liikusime selle juurde tagasi. Samamoodi, kui sa vaatad Ameerikas poliitiline seis praegu, kus nad ei tunne ennast üldse, nad ei tunne ennast võib-olla ohutuna. Kogu see presidentuur, ma ei ütle kõik ameeriklased, aga ikkagi suur osa rahvast, kes ei tunne ennast nii nagu ühtsena, kelle jaoks patriotism võib olla eriti lojaalsusena valitsuse vastu, siis on kõikuv, poliitiline seisund on väga kõikuv ja väga ebakindel. Et liigutakse ka tagasi, kas just kõik, aga on ka populaarne folkmuusika näiteks või siis ala 60-ndatest mingid laulud, mida uuesti mängitakse või siis ka selles stiilis uue muusika loomine. Et see on, mis oli ka 60-ndatel siis poliitikast inspireeritud, miks sa teed folkmuusikat, on ju. See tuleb mingil määral ka sellest, et meil on nüüd, nad tegid selle Bob Dylani filmi, kus kas Timothy Chalamet mängis selles, ma ei ole. Jaa, mängis küll, jah. Põhimõtteliselt, et selles mõttes, et see populariseerimine ka mingil määral sotsiaalmeedias ja ka meedias üldiselt. Et aga ma arvan, et see on justkui poliitiliselt loogiline liikumine, olenevalt meie keskkonnast, et liikuda selle juurde tagasi, mis on traditsiooniline, mida on nagu varem nähtud sarnastes poliitilistes olukordades, kus me tunnetame siis mingit ohtu. Mitte ainult meie riigile, vaid ka meie kultuurile. Jah, ma arvan, jah, see on ühiskond ja kultuur kahtlemata üleüldiselt on hästi niimoodi omavahel hästi tihedalt seotud ja on raske öelda, kumb tuli enne, kas kana või muna ja siinkohal siis kas tuli enne siis trendides muutus võib-olla eelistatud just muusikas, aga samamoodi ka kunstides, riietuses, sisekujunduses on see sõna, mida ma otsisin. Kas see tuli enne või kes enne tulid võib-olla siis just need nii-öelda sotsiaalmeedias siis need näited sellest, et kumb tuli enne, kes tuli enne Bob Dylani film või kes tuli enne see muusikaline pööre traditsioonilisuse poolde. Et seda on keeruline päris öelda, sest et kõik on nii sügavalt seotud, aga kahtlemata jah, siin jääb see tendents, et tegelikult muusika on kultuuri peegeldaja, muusika on ühiskonna peegeldaja ja kui kunagi tekib küsimus, et ei tea, millised on praegused tendentsid ja praegused seisukohad ja praegused vaated kuskil ükskõik millises maailma paigas, siis just see kultuur, mis seal toimub, mis sealt tuleb, on väga hea näide sellest, väga hea peegeldaja sellest. Jaa, ma arvan, miks muusika on nii peegeldav, miks muusika on nii populaarne. Samamoodi nagu me rääkisime sellest nagu kooskõlastamisest on ju, sul on luule ja sul on see liissand, aga muusika on efektiivne, muusika on mõjuv. Kui sa vaatad ka näiteks ülipalju propagandalaule. Siis kui sa võtad Eestis maa tuleb täita lastega ja mõtled, et äkki mina peaksin ka 5 last saama. Selles mõttes, et muusika on nii mitmel kujul nii mõjuv. Sul on nagu õppimislaulud, ma vist ei suudaks nii kiiresti tähestikku ette lugeda, kui ma ei mõtle sellele laulule. Mul on ka natuke aega möödas esimesest klassist, kus ma viimati pidin lugema ette tähestikku. Aga et noh, sul on kõige õppimiseks uued laulud. Tegid uue tähestiku laulu, mis ma pean mainima, et ei ole meeldiv üldse. Aga ma ei tea, mida tänapäeval lapsed peavad kogema. Aga selles mõttes, et sul on kas või keemia, bioloogia, mis iganes ka teaduste õppimiseks. Sul on ühiskonna kirjeldamiseks laulud, sul on ja selles mõttes meil oli laulev revolutsioon, et Eesti puhul väga efektiivne, aga ka üldiselt maailmas sul on propagandalaulud ka ausas. Propaganda ja võib-olla ka sellise kultuurilisuse ja ühiskondliku ühtsuse eesmärgiga laulud, et kui me läheme tagasi hästi kaugele tagasi ajas,
mõeldes võib-olla regilauludest, mõeldes siis nii-öelda traditsioonilisemast muusikast. Seal, mis oli see eesmärk, nii tihti oligi ju see tegelikult, et leida see ühine keel, leida see ühine seisukoht ja seda siis kuidagi edastada. See tuleb välja ka laulva revolutsiooni puhul, kus tegelikult see sõnum, mis seal muusikas oli see, mis meid ühendas rahvana, mis meid ühendas just ühtsena seisma siis okupatsiooni vastu, et muusika on nii mõjuv ja nii tugev jõud ja eriti ka praegu selles suhtes kahtlemata me ei saa öelda, et näiteks Taylor Swifti muusikal ei oleks oluliselt erinevat kuidagi mõju, kuidagi eesmärki, kui oli Alo Mattiisenil läinud sajandil. Et tegelikult just see, et tabada kuidagi neid ühiskonnas juba olemasolevaid kuidagi punkte, kuidagi naelu, tabada neid just võimalikult täpselt ja pihta ja siis selle läbi ka olla ühiskonnale meeldiv. Kui sa räägid sellest, millest ühiskond mõtleb, mida ühiskond tunneb, siis kahtlemata sul on lihtsam seda ühiskonda ka paelnud. Nii et nad propageerisid iseseisvust. See on tõsi. Kõik muusika on propaganda. Tõsi. Kui sa piisavalt mõtled. Kõik muusika on propaganda. Ja ei, selles mõttes ma täiesti nõustun selle peegeldamisega, et kui sa vaatad, mis on populaarne, kui sa vaatad Taylor Swift on populaarseks saanud, siis ilmselt tal on mingisugused vaated või mingisugune sõnum, millega väga suur publik lihtsalt nõustub. Eestis samamoodi, ma arvan, et jällegi, miks laulupidu on populaarne, kõik need sõnumid isamaalisusest, meie ajaloost, kultuurist on sõnum, millega enamus asjasi nõustub. Et ta lendab mesipuu poole ja nii on. Jaa, tõsi. Et sa ei suuda populaarseks kuidagi teha muusikat, mis inimestele peale sõnumi poolest. Kui ma teeksin täiega nagu natsimärke joonistaks, siis mingile demograafiale kindlasti läheks peale. Aga ma arvan, et ma ei suudaks seda laiemale avalikkusele kuidagi müüa või populariseerida. Ja näiteks peaks see suvi minema siis Taylor Swifti kontserdile. Mõni teine kord vast, aga me võime vaadata piletile vist mõned teised kontsertpiletid. Lähme vaatame.